hommikust! Tahate nalja teada või? Täna me jõuame juba Hispaanias. Mis asja nagu? Oleme mingi terve Portugali läbi juba kõndinud ja juba see Hispaania paistab. Mingi 9 kilomeetrit oleme juba läbinud, 11-12 keele ja siis me peame võtma veel veetakso, 5-6 euri nägu, et Hispaaniasse saada üle piiri. Aga nüüd kasutame natuke keha, natuke powerit kehasse juurde, suhkru ja kohvi peal me liigume, nii et jädisu. Obrigado! Nüüd, kus me oleme? Üksikal saarel. Tere tulemast Hispaaniasse! Uskumatu, kuidas päev on läinud nagu mega kiirelt. Kõndisime jälle mööda rannikut, samm oli kiire, tuju oli ja siis tuli päike välja, jumala kuu. Siiani ei ole lõunat söönud. Mõtlesime viimase lõuna veel Portugalis teha, aga nägime, et see veetakso jääb meile täpselt tee peale, nii et ei pidanud ekstra paar kilomeetrit jalutama selleks, et veetaksot saada. Maksis see mingi 6 euri nägu, mõlemad saime templi ja peale templi saamist, raha äraandmist tundus nagu need oleks päris piraadid. Piraadilipp seal lehvis, eks ole, ja 2 härrad, kes seal olid, mõlemad panid paadiga nagu minema. Siuke tunne, et võtavad raha ja lähevad, aga õnneks tulid ikka tagasi, võtsid meid peale, sõit kestis mingi ühe silmapilgutuse ja nüüd olemegi Hispaanias. Nüüd sellest bon dias saab buenos dias ja obrigade asemel tuleb kohe, mis see oli nüüd? Gracias. Muchas gracias. Nii et nii palju on muutunud juba. Aga sõit oli pull, kiire ja nüüd on kõht tühi, nii et lähme vaatame, äkki saame mingid paellad ja sangriad endale tellida ja sangria hakkab voolama nagu jõgina. Aga lähme, me oleks nagu kuskil üksikule saarele toodud, et mis nüüd edasi. Öeldi, et vasakule, aga noh, vaatame. Elame, näeme, elu on liiga lühike, et muretseda. Oleme jõudnud Hispaaniasse ja kõik on sootuks teistsugune, kui seda oli Portugalis. Kõndisime täna siis umbes 23 kilomeetrit. Ei olnud kõige hullem, aga samas peale seda kuumust keha andis tunda, et seda on täiesti piisavalt. Nii et õigel ajal jõudsime oma hostelisse. Öö maksab seal 10 euri nägu ja see ei ole mitte midagi nagu fancy'd selles suhtes, aga ootused olidki pigem madalad. Peasid on voodi, kus magada, dušš, kus ennast pesta ja külmkapp, kus oma insuliini hoida. Aga nüüd otsisime omale koha, kus süüa, sest lõuna meil jäi vahele. Tahtsime enne laevale minekut midagi võtta, aga sadam oli ootamatult lähemal, nii et hüppasime kohe selle veetakso peale. Ja siin kella 4-st pannakse toidukohad kinni, kõik teevad siesta ehk siis lähevad magama 3 tunniks. Ja kuna me just tulime söögikohta otsima 4 ajal, siis suu jäi lahti lihtsalt. Mingid supermarketit ei ole lahti, toidukohta ei ole lahti ja kõht lihtsalt koriseb mingi tänava teise otsa lihtsalt. Kus sa hundist räägid? Kohe toodi lauda. See peaks olema siis hiidkrevettidega täidetud kanarind ja mingi fancy kastmega. Kõrval friikad. Ports on selline natuke kergem kui oli Portugali pool, aga sellest täitsa piisab. Aine. Aga head isu ja laskem heal maitsta. Peale siestat see Korda on ikka selline möllukoht. Täna on Eestis jaanipäev ja vaadake seda asja. See pannakse täna ka põlema. Aga kuna me jalutame homme 30 kilomeetrit ja lõkke pannakse põlema kell 12 öösel, siis ma ei ole kindel, et me nii kauaks siia jääme. Aga pillimehed tulevad kohale, siin saab sardiine, jooki, värki. Seal on siis see treeningsaal, kus harjutatakse aerutamist. Siin treenitakse siis maailmameistrivõistlusteks aerutamises. Selline treeningsaal siis. Ja need, kes siin
harjutavad, võitsid siis Hispaanias või kuskil maailmameistrivõistlused. Siin on mingi kindlus ja vaadake seda vaadet lihtsalt. Mega mõnus mereäärne vaade. Vahisardiini. Täna šašlõkki ei saa, aga grillitud sardiin läheb sama hästi. Nii kaua pidin ootama lihtsalt. Selline järjekord on. Ühe kaupa põhimõtteliselt tehakse tükitöö. Ma ei tea, palju siin Hispaanias makstakse, aga võiks neid rohkem grillile panna. Jääd Jaani! Lõpuks! Kas see oli seda ootamist väärt? Kohe selgub. Tund aega. No tõesti. Aga vaata seda järjekorda praegu nagu. Isegi hästi jaole saanud. Ja nii see Jaan meil möödub. Ärkasime jälle, tahaks öelda, et 4 oli äratus, aga mul on alati 5 minutit veel. Eks Enno teab rääkida, eks ole. Aga praeguseks, mis kell on saanud juba? 6 äkki. 6. Päike hakkab tõusma ja kusjuures siin Hispaanias tõuseb see päike tund aega hiljem, kui tõusis Portugalis, nii et 7 peaks päike olema juba taevas ja olema soe. Meil saab see rannik kohe otsa, liigume sisemaa poole, nii et näeme varsti. Mis värk on? Ma küsin, mis värk on? Palav on, täiega palav on, kõhtüsi on. Sööks ühe kuuma võiku ära. Ja mis siis saama hakkab? Kus on peal ainult juusted, tšink. Jaa. Väike elu. Ütleks, et Prantsusmaa, Hispaania poole toit ei ole olnud pigem kõige parem ja on olnud pigem kallis. Portugalis kõike sai paari sendi asjadega, aga siin peale... Vitamiinijook on kallim. 2,30. Palju Portugalis oli? Portugalis sai 2 pudelit selle eest juba. Sai jah. Isegi natuke vähem maksad. Siin läheb kõigega nii kaua aega ka. Sellisime ainult need võikud, kohvid. Võikudega vist läks pool tundi. Kuigi plats on puhas, kedagi ei ole. Unustati lihtsalt ära. Normaalne. Aga noh, 17 kilomeetrit läbitud, 12 veel. Oleme juba peaaegu lõpusirged, nii et ma usun, et see lõpp läheb kiiremini. Rand ootab. Rand ootab. Hostel on täpselt ranna ääres, nii et seal me veedame küll pärast lõuna. Kus on Keili? Kus on Keili? Kus on Keili? Mida see üritleb teha seal? Proovin oma varbaid puutuda. 31,7 kilomeetrit tehtud. Oleme jõudnud sellisesse linna nagu Bayona, Estela do Mar albergi. Maksab see 17 nägu ja siin on ainult 20 kohta. Õnneks me tegime reserveeringu, broneeringu, nii et me saime siia tulla. Aga kõik need teised, kes siia iga hetk võivad tulla, alles tehti uksed lahti, eks ole. Aga kõik on fully booked nagu, keegi ei saa enam ligi. Ja järgmine koht on 2 kilomeetri pärast, nii et peale sellist matkamist selline uudis on lihtsalt, lihtsalt tahaks pikali kukkuda muidugi. Nii et kindlasti nendele, kes kunagi plaanivad Santiagot teha, kui on võimalus, kindlasti ette broneerida. Kui ei ole, siis võib kohale varakult minna. Aga süda on ikka rohkem rahul, kui tead, et on koht, kus magada. Aga see on nagu megaluks koht. Siin on ka lukuga kapid, kuhu saab oma asjad jätta. Siin saab privaatsust, eks ole. Jumala hea. Siin saab telefoni sees laadida, kõik on hästi selline turvaline. Meil on rätikud olemas, tekk olemas. Eelmises kohas ei olnud isegi tekki mitte. Nii et minu arust see on nagu mega hea diil. Ja ma olen selle valikuga ikka väga rahul. Pluss rand on lihtsalt mingi 2 sammu kaugusel. Aga noh, 3 hakkab kõigil siin mingi siesta, eks ole. Nii et baarid, restoranid, toidupoed, kõik pannakse kinni. Vähemalt 3 tunniks. Mingi 3-st mingi 7 äkki või. Siis on 4 tundi. Oleneb kuidas kus on, aga
üldiselt siin ikka nauditakse neid uinakuid. Sellise kellaajal veel. Ma mõtlen küll, et võiks nagu varem selle uinaku teha nagu lasteaias, eks ole, siis on terve päev veel nagu asju teha ja olla produktiivne, aga ei. Siin lihtsalt temperatuur on kõige kõrgem just mingi 3-7 vahel, nii et niimoodi siin elatakse siis. Buenos dias, amigod! Tänane hommik on alanud väga huvitavalt. Alustasime jalutuskäiku enne 6 ja ütleme nii, et tänavad olid väga kirjud. Oli 2 pilgrimit Eestis, eks ole, meie, siis olid pidulised, kes ei olnud veel koju läinud, olid juba tänavakoristajad, olid kalamehed, nii et väga huvitav kultuuriline elamus jällegi. Kultuurireisid nagu me siin oleme. Aga eilne õhtu oli ka chill. Käisime rannas. Ma ei tea, mis värk see nende Hispaania randadega on. Kas nad on kõik nudistide rannad või lihtsalt sattusime sinna, aga lihtsalt iga teine oli paljas. Ja on ainult üks viis, kuidas sisse sulanduda, nii et jah. No show jälle. On nagu mingi, ma ei tea, gangster. Ma ei tea, kas gangsterid nii küll teevad, aga anyway, me jõudsime sellisesse linna nagu Vigo. Vigo on selline sadamalinn Hispaanias, kes käsitleb kõige rohkem kalasaaki üldse Euroopas. Nii et unikaalne asukoht. Küll, aga vaadet meil ei ole. Meil on tööstuspiirkond ümber ringi, nii et mis seal ikka? Anyway. Seal Bergsin, kus me ööbime, see maksab 8 € nägu ja sellel ei ole mitte midagi viga. Need review'd asjad olid nagu palju halvemad, kui see tegelikult on. Kõik on timm, 93 kohta, õnneks me kõik ühes toas ei ole, et siin peaks olema mingid 10 nari vist toas, nii et 20 inimest õhtul panevad mingid seda nurrumise või puksutamise sümfooniat, nii et omaette kogemus, omaette elamus, miks mitte. Nüüd lihtsalt tahaks jalad seinale panna, et veri tagasi kehasse voolaks. Jalad on peale seda jalutuskäiku nii jämedad. Varbad pole kunagi nii jämmid olnud, sellepärast ma katon padjaga kinni, et seda õudust ei taha lihtsalt keegi näha. Hommikul on nii raske jalanõusid uuesti jalga panna. Tundub nagu jalad oleks nagu veel rohkem kasvanud. Niigi naisterahva kohta nii suur jalanumber ja siis hommikul on see veel suurem nagu. Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas magasid? Keelifännid, väga viis. Uni on magu ja läheb. Ja nüüd on siis aeg iga hommikust. Keel on sõimas, kohvi ei saanud keeta. Aga on aeg iga hommikusteks rutiinideks enne seda matka. Selleks siis hõõrume vaseliini peale. Siis paneme selle sukksoki ja siis tavalise soki ja siis jalanõuise. Ja niimoodi ennal pole ühtegi villi, mul natuke on, aga need jalanõud on nagu kannad on nii ära hõõrutud ka. Heitan oma juustud ette, aga siin on auk sisse hõõrutud. Mehed suppükstes. Tänane plaan on jalutada samamoodi mingi 22+ kilomeetrit, et väga pikka seda jalutuskäiku enam ei tulegi. Ja umbes 4 päeva on meil Santiagoni jäänud, nii et me oleme väga edenud. Ja siiani oleme vist kõige varajasemad ärkajad. Tundus küll, nagu oleks hommikul hull sebimine olnud, et võib-olla jõudsime hostelisse, kus ärgatakse varakult, aga ei. Käiakse käis lihtsalt vetsuus või mis iganes. Aga see norskamise sümfoonia hommikul oli lihtsalt midagi kõrvale.
üle 12 kilomeetri on jalutatud. Google Mapsi järgi näitab 7,5 kilti veel, aga kunagi ei tea, see on alati üllatus, mingi pluss paar kilomeetrit, aga pole hullu, elu ongi seiklus. Aga leidsime lifehacki, kuidas raha kokku hoida. Nimelt ostame siis sealt supermarketist väiksed riisipotskad, siis mingid meremoluskid koos kastmega, et see riis väga kuiv ei oleks ja nagu ära jäi kohvi vahele. Ühtegi tassi, mingit keedunõu tasse ei olnud. Hind oli küll 8 €. Kööginurk on olemas, aga kasutada ei saa. Milleks? Seal hostelis tuntakse meid juba kui nagu hulle eestlasi. Piisab ainult sellest, et me ütleme, et oleme Eestist pärit ja need juba teavad. Te olete need hullud, hispaanlased rääkisid küll, te alustasite sealt Hispanist. Ja noh, kelle mõõdupuu järgi oleme hullud, kelle järgi see on mingi tavakas. Aga vahet ei ole, kes sa siin raja peal oled. Noor või vana, kukk ja kana, kõik on ühel missioonil, nii et mis seal ikka? No tšauki! Täna kõndisime kokku umbes 25 kilomeetrit ja jõudsime sellisesse kohta nagu Arcade ja hosteli nimi on La Mineiras, kui ma õigesti ütlesin, muidugi. Et igaks juhuks pean üle vaatama, et ma ei oska neid hääldada ja kõik ei jää meelde ka ju. Aga käisime poes, ma ostsin plaastreid juurde, sest no iga pilgrimi teekonna juurde paraku tuleb ette mõni villike. Nii et neist lahti saada või noh, et neid lihtsalt kaitsta, siis tuleb midagi peale panna, muidu läheb mädanema. Ja siis käisime poes, ostsime süüa, kuna väike pool riisi oli veel kotis olemas, nii et hea soe söök on olemas ja nii hoiame muidugi raha kokku ka. Aga hostel on minna. Palju me maksame? 12 nägu. Voodilinnad asjad on olemas, köök on olemas, külmkapp olemas, chillimisnurk on olemas. Kiidame heaks. Aga jäädis. No buenos dias. Mõni oli magus, täiega magus nagu. Õhtul läks ikka väga kuumaks, kuna meil mingit konditsioneeri asja ei olnud, siis enne oleks põhimõtteliselt narivoodist ülevalt alla kukkunud, et akent lahti teha. Ajas minuga üles mingi 1:30, ma arvasin, et juba minekna. Tavaliselt tema paneb meil äratuse kella 4-ks ja ütleme nii, et ma ei olnud selleks ajaks välja puhanud. Hommik on olnud kiire, saime isegi natuke peale 5 kodust ära. Oli küll mega pime ja ülesmäkke minekut ikka oli, et oli hästi palju kivisid asju, et oleks mingi taskulamp siin otsmiku ees olnud, oleks päris hea olnud, aga noh, telefoni valgus ajab asja ära, ei ole mingeid lisakulutusi ja lisavidinaid kotti vaja. Nüüd meil on mingi 6 kilomeetrit, 7 kilomeetrit äkki tehtud. 74 kilomeetrit on Santiagosse jäänud, et mingi ülehomme peaks kohale jõudma. Mingi 15 kilti on läbitud, natuke rohkem kui 15 veel. Aeg on teha siuke kerge lõuna, aga hakkame Santiagole lähemale jõudma. 70 või 60 kilti palju meil on, muidugi posti peal on kirjas, aga ei hakka praegu vaatama. Ja rahvamass hakkab voolama sisse nagu mingi seeni peale vihma, nagu nii palju, rada on umbes. Tänaseks meil ei ole mitte midagi broneeritud, aga nähes seda rahvamassi, siis kohe hakkan guugeldama, vaatan välja mingi koha ja helistan koha peale. Sellise rahvamassiga pole mõtet võidu joosta. Iseenesest Santiago ei ole maraton, aga ei taha, et seda maratoniks kujuneks ka. Igaüks ikka oma tempoga. Aga quinoa, väike oktopus ja selline hästi lihtne rännumee toit ongi valmis. Seltsimees Ennakas. Jah. Kuidas te kommenteerite seda, et 73-aastane härrasmees meist möödus jalutades?
kiiremal, reipamal, energilisemal sammul, kui seda oleme meie. Noored 30-ndates. Ja ta ei pannud kusjuures esimest korda meist mööda. Ta morengi meist mööda lennanud lihtsalt. Vana hea Ken lihtsalt. Jäi pensionile, inglise keelt ei oska, aga samm on kiire. Tundub nagu oleks mingi endine sportlane või midagi. Kuum ilm karjub külma õlle järgi. Estrella Galicia on siis kohalik õlu, mis siin pakutakse. Aga kõks mu ennokas. Kõks musi. Nii hea lõpuks maha istuda. Tegime täna mingi 35 kilomeetrit ja 48 000 sammu. Jõudsime sellisesse linna nagu Caldas de Reis. Ma ei oska seda äärda tegi selgelt, aga pole hullu. Väljas on mingi jõhker põrgu kuumus lihtsalt 30+ kraadi. Uskumatu, et sellise kuumusega üldse selle ära tegime. Aga siin me oleme. Tugevad. Käisime poes ja käisime termaalbasseinis oma jalgu leotamas, et see pidavad jalgadele hästi hea olema, aitavad parandada ja mis iganes. Et seal päkkerid käivad need jalgu leotamas. Poest tõstsime Hispaania omletti, peale tegime väikse salati, kuna siin mingit seda söögi tegemisvõimalust ei ole, aga mikroolegi on nii, et võtame viimast. Ka praegu sadas siia reaalselt sisse mingi 6 miljon õpilast ja need kõik lähevad Santiago poole ka, nii et peame kindlasti homseks ja ülehomseks ka veel majutus ära broneerima. Muidu lihtsalt elu sees ei saa ja siin kohas peaks olema ka mingi 73 kohta ja kõik on fully booked nagu. Õnneks lasime ühele hispaanlasele helistada siia hostelisse, kuna nad inglise keelt ei räägi. Ja kuna minu see valik hostelite puhul sõltub sellest, kas siin on külmkapp või mitte, siis ilmselgelt me peame seda enne siia tulekut järgi uurima. Aga õnneks, kui keelt ei oska, siis tee peal on inimesi nagu siia maale, eriti veel viimasel lõpusirgel. Jällegi, jääd isu! Tere hommikust! Mida hommikust hullust nagu? Pole elu sees nii palju motiveeritud inimesi, kel 6 hommikut näinud. Ainult Camino radadel. Siin on kõige motiveeritum. Sürge seljaga, siuksel reipal sammul kohe. Buenos dias! Kätte on jõudnud hommik ja läbitud on juba üle 11 kilomeetri. Äratus oli meil pandud kella 5, kuna tänane päev väga pikk ei tule. Aga rajal ma ei ole kunagi nagu nii motiveeritud inimesi kel 6 hommikul juba näinud, et see rahvapass, mis Santiago poole liigub, on lihtsalt metsik. Ja lisaks sellele 2 rada saavad peagi kokku, ehk siis Portugali rannikuala ja see, mis sisemaalt tuleb, nii et ma arvan, et varsti on mingi hullumaja siin lahti ja terve see ala on lihtsalt neid pilgrimeid täis. Varsti hakkab meil albergi leidmise ralli ka peale, kuna meil tänaseks midagi broneeritud ei ole, siis peame ilmselt käima nagu kunagi vanasti, et koputame uksest uksele ja vaatame, mis saab. Avalik alberg maksab 8 € ja ülejäänud on topelt või 3-kordse hinnaga. Aga kuna avalikus ei pruugi olla külmikud, siis peame vaatama edasi. Praegu teeme lihtsalt väikse pausi, sirutame, ringutame, teeme võib-olla mingi päikesetervituse, ilmselgelt ju. Teeme väikse snäki, joome vett ja paneme need pead kokku, vaatame, mis saab. Jäi peale. Tegid sa jee? Tegid. Oi ja vaos ennast. Kõik, mis sa teed või ütled, võidakse kasutada kunagi sinu vastu. Mul on tõestusmaterjal olemas. Ema, vaata, mis enne omaga teeb.
tuuleveski, Saaremaa tuulik oled? Jah. No kuidas on keha ja vaim ja meel ja jalad ja olek ja? Palju me teinud, 25 päeva oleme teinud või? 25 kokku homsega. Täna eelviimane päev siis kergelt osaks äär tõmbab palu, aga naljakas, et terve trip on kõik kokku olnud ja viimane päev siis tõmbab palu sisse. Aga muidu oli kiirelt on aega läinud, väga kiirelt. Uskumatu, et homme on viimane päev. Uskumatu. Mis me edasi teeme? Täna veel viimast korda naudime kenas pilgrimis passuga, sööme, joome. Ja homme lämmegi Santiago. No mis me edasi teeme? Täna veel või? Homme peale Santiago. Jala Hollandisse. Sõge mees. Siis on uus trip Hollandisse minek ja äkki leiame uue kodu endale. Uue kodu, esimese kodu. Oma esimese kodu, jah. Väga nice. Aitäh teile intervjuu eest. Ja palun. Jõudsime oma hostelisse nimega Camino do Sar. Maksame siis 17 näo eest. Ja ütleme nii, et ootused olid nii kõrged, et siin on bassein. Google piltide pealt igalt poolt oli näha, aga see oli vana pilt. 4 aasta vanune ja me olime nagu nii valmis lihtsalt ennast leotama. Teine asi miinus selle koha juures oli see, et Google'is oli hommikusöök hinna sees, aga koha peal selgus, et seda ei ole. Noh, vähemalt on selline decent koht, mõnus voodi, privaatsus, igal ühel oma stepsel, oma lamp, antakse need voodiriided, rätikud, meil on olemas väike kööginurk, külmkapp, saab teha kohviteed, dušš on enam-vähem ja ainus koht vist, kus ma olen fööni ka näinud. Aga noh, muidu on siuke päris hea. Aga lihtsalt see valeinformatsioon, mis netis selle kohaga kohta on lihtsalt võiks olemata olla. Aga homme on meil viimane päev, suur päev, nii et plaan on ärgata kell 4 hommikul, 5 hakkame jalutama, kihutame kohe Santiagosse välja, teeme katedraali ees pildid, läheme sinna pilgrimisi sinna kontorisse, võtame oma need sertifikaadid ja siis meil on juba broneeritud üks üle 200 kohaline see hostel. Pidavat välja nägema suht hästi suurejooneline, aga eks oma silm on kuningas, homme näitan teile. Ainult 19 kilomeetrit tegime täna, nii et saame lihtsalt chillida, nautida, istuda ja busse netist otsida, et meil oleks suvel millegagi edasi trippida. Aga olgu, minu poolt praeguseks kõik. Aitäh! Tere hommikust! Ja ongi viimane päev, enne kui me jõuame Santiago de Compostelasse. Praeguseks oleme juba teinud 10 kilomeetrit. Oleme lihtsalt läinud lennates kiiremini kui ükski teine päev lihtsalt. Ja nüüd on aeg teha paus. Kohvi, väike saiake ja mingi 16-17 kilomeetrit sülge seljaga veel edasi. Ja olemegi kohal. Aga egas midagi. Näeme Santiagos. Oleme juba lõpusirge, mingi 6 kilomeetrit ainult minna, aga peatusime ühes suveniiripoes, ostsin paar seda lapikest, mida ma olen siia koti peal õmmelda Camino teema eest, et olen selles teemas sees igatahes. Ja nüüd võtame oma viimased need templid siit, et võib-olla saame katedraalist ka, et tegelikult meil ruumi on ja suveniiriks on need päris ilusad. Sellised nad on, siin nurgas saab ise teha, et tavaliselt tehakse igal pool ise. Proovi algul äkki sinna paberi peale. Ja siin on täis juba ühesõnaga, aga paneme siia juurde. Tuleb.
29. Ja sellised nad meil on. Hei! Ja see oli Ken, 73-aastane härra Jaapanist, kes teeb kõigile noortele lihtsalt silmad ette. Kui me sinna lähime, puhime, eks ole, raskete seljakottidega, siis tuleb tema alati nägu naerul, samm mega kiire, ilma keppide ja mitte millegita nagu uskumatu. Inimesed siin on väga inspireerivad nagu, soovitan. Kuidas on? Kurb. Miks kurb? Viimased 3 kilsa veel ja siis ongi läbi matk. Ja mis edasi? Ma ei tea. Aga ma ei tea, mis värk on. Alati Santiagosse jõudes kõik, keda me teame, kõigil on andnud vihmased päevad. Ja ega meil vist tuleb täpselt samasugune lihtsalt. Aga jah, nagu öeldud, Camino ei ole mingi soovisaade. Ongi noh. Sa ei saa seda, mida sa tahad, sa saad seda, mida sa vajad ja siis on vaja mingit vihma kaela saada. Veel viimane pingutus, 200 meetrit ja olemegi katedraali ees lihtsalt. Aeg on läinud mega kiirelt ja uskumatu, see kõik ongi juba paari minuti pärast läbi. Mida me edasi teeme? Mida? Ma jään neid päev igatsema lihtsalt. Jõudsimegi ametliku Pilgrimi office'i, kes saame veel sertifikaadid. Loodetavasti järjekord väga pikk ei ole, nii et ei pea väga kaua tühja kõhtu kannatama. Camino Portugues. Alustuskuupäev 5. Nüüd ootame järjekorras ja järgmised olemegi meie. Nii et saame oma diplomid kätte nagu koolis oleks. Ära tegime 25 päeva, 639 kilomeetrit hiljem. Siin on meie diplomid, mis on ladina keeles, mitte midagi aru ei saa, aga ära tegime. Tunded on sellised seinast seina, et mõnus on olla kohal, aga samas mida me edasi teeme, mul pole õrna aimugi lihtsalt. Tänaseks on majutus olemas, kuhu sööma läheme on olemas ja edasi on tühi maa. Aga parim plaan on see, kui plaani ei ole, nii et homme näeme. Ja tänasega saabki meie Santiago de Compostela peatükk omale viimase lehekülje. Inimesed jalutavad Santiago de Compostelasse erinevatel põhjustel. Kellel on selleks religioossed põhjused, spirituaalsed põhjused, kes proovib toime tulla leinaga, südamevaluga, kes tahab lihtsalt teha elust, tööst ja muredest resetti. Et see on just see koht, kuhu tulla. Kes räägib, et kodus on nii pingeline, aga rajal on ta kõige õnnelikum üldse ja lihtsalt tuleb iga aasta uuesti. Nii et see on lihtsalt uskumatu koht ja siin radadel elab selline teistsugune hing lihtsalt. Et see on uskumatu. Minu jaoks Santiago de Compostela on tõeline väljakutse. Teha seda esimese astme diabeediga on lihtsalt tõeline eneseületus lihtsalt. Ma pean jälgima rohkem veresuhkrut, jälgima mida söön, kui palju insuliini omale sisse süstin ja teha arvutused siis kõik vastavalt. Et see on mingi next level matemaatika lihtsalt, kus ma pean õppima oma keha kuulama ja tundma õppima. Sellega lihtsalt olen endale tõestanud, et ma suudan igas olukorras toime tulla, nii et olen rajanud endale tugeva vundamendi alla, et kui ma suudan diabeediga hakkama saada sellistes olukordades, siis ma suudan igal ajal lihtsalt. Ja sellega tahaks ka julgustada teisi inimesi lihtsalt oma unistusi järgima, hoolimata olukorrast.
ei ole mõtet neid lükata järgmisesse päeva, nädalasse, aastasse. Elu on liiga lühike lihtsalt, et oodata seda ideaalset aega, kui tegelikult ideaalne aega on just praeguses hetkes nagu. Tänane öö veedub siin mõisas, monarhia stiilis ehitises. Sinna mahub umbes üle 200 pilgrimi, mis on lihtsalt äärmiselt uskumatu. Öö siin albergis pilgrimite jaoks oli 20 eurot nägu, mis tegelikult kõige hullem ei ole. Kõik on nagu olemas, pesemisvõimalus, köök, riideid saab pesta ekstra eurode eest. Hästi palju on seda vaba ajaruumi ja seest on üldse selline hästi võimas ehitis ühesõnaga. Käisime ka linnas, saime mõnede pilgrimitega kokku, keda tee peal kohtasime. Käisime koos söömas, tegime pilte, ajasime veel juttu, muljetasime, jätsime hüvasti, soovisime head teed. Ja siis käisime jumalateenistusel, mis oli just pilgrimitele mõeldud. Käisime jumalateenistusel, kuulasime, mida nad räägivad, kuidas pilgrimid julgustavad, muidugi kohalikus keeles, midagi aru ei saanud, aga tähtis on see, mis on seespool, nii et jõudis kohale küll. Lõpuks lasime omale need palved peale panna, saime seda kirikuleiba ja seejärel jätkasime muusikalise vahepalaga õues seal samas katedraali ees. Ideaalne lõpp lihtsalt sellele Santiago seiklusele. Homme juba võtsin BlaBlaCari kaudu meile küüdi Madriidi ja sealt edasi meil ei ole õrna aimugi, mis me edasi teeme. Plaan on minna Amsterdami kämpervenni vaatama, aga need plaanid võivad muutuda, nii et midagi lubada ei saa. Selleks videoks kõik. Ja loodame, et see video inspireeris kedagi ja kellel on plaanis Santiago teha, siis võib-olla saate näpunäiteid, kuidas midagi toimida, millistes hostelites olla või üldse saate ettekujutuse sellest, milline elu siin raja peal tegelikult on. Aga olgu, head ööd ja tšau!